Viimase mitme aasta jooksul tegelikult on saatnud majanduskeskkonda erinevad suursündmused. Me räägime Nordica erikontrollist, Eesti Energia erikontrollist ja see on tõstnud sellist asja nagu juhatuse liikme hoolsuskohustuse teadlikkust. Ja meie ettevõtjatel on tegelikult tekkinud need küsimused, et kas ettevõtte juhtimine enam on üldse võimalik. Tundub justkui nagu absoluutselt kõige eest peaksime me vastutama. Me räägime sellest, kuidas ettevõtte juhtimisriski maandada meie järgmises Sorani sageduse saates ja sealhulgas katame ka erikontrolli temaatikat. Tere tulemast kuulama Soranini sageduse järjekordset episoodi. Minu nimi on Oliver Ämarik ja minuga juhib täna saadet minu hea kolleeg Markus Niin. Tervist! Ja meil on täna külas Helen Evert, Easy kindlustusmaaklerist, kes on siis finantsriskide valdkonna spetsialist. Tervist! Ja meie enda partner Norman Aas. Tere! Ja meil on täna kavas rääkida asjadest, mis puudutavad juhatuse liikme vastutust, seda nii vastutuse enda poole pealt kui ka kindlustuse poole pealt. Ja ma tean, et Markus, sul on juba hästi läbi mõeldud, et millest täpsemalt me täna rääkima hakkama, et tee siis sissejuhatus meil ära. Just nimelt. Ütleme niimoodi, et eks kui vaadata nagu viimase paari aasta sündmusi, siis on tegelikult nagu päris aktiivne juhatuse hoolsuskohustuse elu käinud. Et meil on toimunud erinevad sellised nagu avalikus meediaruumis sellised suursündmused nagu erikontrollid, meil on läbi tehtud Nordica erikontroll, Eesti Energia erikontroll ja selle valguses tegelikult on meil tõstatanud selline nagu teema nagu juhatuse liikme hoolsuskohustus. Ja selle teadlikkus tundub olevat oluliselt ka tänaseks kasvanud. Ja juhatuse liikme hoolsuskohustusel juures rääkides on hakatud ka päris palju rääkima sellisest asjast nagu D&O poliisid. Ja siin ma tegelikult kohe stardikski küsimustega Helenile, et Helen räägi meile siis nendest asjadest, et mis need siis D&O poliisid on ja kuidas need üldse juhatuste hoolsuskohustust siis aitavad tagada või kaitsta või mis need teevad üldse, mis see D ja O üldse ka on näiteks? No see on võib-olla Eestis väga võõras selline tähekombinatsioon, et seda armastavad kasutada kindlustusinimesed siin ja mujal maailmas, mis tähendab siis pikemalt directors and officers, aga Eestis võib-olla kõige täpsem vaste sellele oleks pigem kui juhtivtöötajate või juhtorganid olevate inimeste vastutuskindlustus, sest selle kaitse katab tegelikult lisaks juhatuse liikmetele, kes on peamine sihtgrupp sellel kindlustusel, katab ka nõukogu liikmeid, katab ka muid juhtivtöötajaid, mingis ulatuses ka kogu ettevõtte töötajaid ja ka näiteks juhtivtöötajatega seotud isikuid, näiteks abikaasat ja pereliikmeid. Ehk et see kindlustuskaitse tegelikult on laiem ja võib-olla see D&O ei ole kõige parem ja täpsem kirjeldamaks seda kindlustust. Aga kui me läheme juba siis sisse, siis see on vastutuskindlustus, mille eesmärk on siis kaitsta juhtival kohal oleva inimese isiklikku rahakotti ja vara. Et see on peamine ja tema igapäevase tegevusega, juhtimisega seotud vigadest tulevanevate nõuete vastu. Ehk et kui juhid, siis su risk on kõrge ja neid kohti, kus sa isiklikult enda rahakotiga vastutad, on päris palju. Aga ma võib-olla teeksingi siin sammu tagasi, et kindlustus on juba see, mis rakendub siis, kui midagi on juhtunud, aga võib-olla räägiks kõigepealt ka sellest, et mis juhtuda saab või mis on need alused, mille puhul juhatuse liige üldse oma isikliku varaga vastutada võib ja millised on need vastutuse eriliigid siis, et Norman võib-olla teed siin ülevaate meile sellest. Jaa, et kui ma paneks selle kindlustuse konteksti, et siis natuke võib-olla naljaga pooleks, aga tegelikult päris tõsiselt saab öelda seda, et ega juhatuse liikmeks või üldse äriühingu juhtorgani liikmeks olemine on mõnes mõttes ikkagi selline kõrgema riskiga tegevusala ja nagu me teame, kõrgema riskiga tegevusaladel on kindlustus täiesti oma kohal. Ja kui me vaatame, siis tõesti nii Eesti seadustes kui ka kohtupraktikas
neid kõiki kohustusi, mis on juhatusele ja juhtivtöötajatele pandud, et siis see standard on täna ju päris kõrge. Et ühest küljest meil on öeldud ju seda, et juhatuse liige peab olema piisavalt hoolas, on nii-öelda hoolsusstandard, teiseks juhatus ja üldse juhtivtöötajad peavad olema lojaalsed, ei tohi tegutseda huvide konfliktis, et see on nii-öelda nagu üks pool, aga teisest küljest ju me teame, et meil on ikkagi kapitalistlik majandusmudel ja ilma riske võtmata tegelikult ei ole võimalik nagu äris edukas olla, et siis mõnes mõttes see ka ju juhtimine, äriühingu juhtimine ongi selline mõnes mõttes riski piiril balansseerimine ja seal see kindlustus on täiesti omal kohal. Ja kui tuua mõned näited, siis üldiselt juhatuse ja juhtivtöötajate vastutus jaguneb 2, võib-olla kõige suurem vastutus on tegelikult ühingu enda ees, ehk siis seda ühingut, mida juhitakse. Ja tegelikult seal see vastutuse alus on päris lai, et sisuliselt igasugusest ka hooletusest tehtud vead, mis toovad kaasa ühingule või tööandjale kahju, on tegelikult õiguslikult sissenõutavad. Ja loomulikult üldjuhul ikkagi juhatuse ja ühingu huvid on ju samasuunalised ja võetakse koos riske ja ka koos jagatakse tulemust ja kasumit, kui see õnnestub. Aga vahest võib siiski juhtuda see, et kas siis erimeelsused tulevad nii-öelda omanike ja juhatuse vahel, mingisugused äristrateegiad ei ole õnnestunud realiseerida nii, nagu olid nagu plaanis ja siis võib tegelikult tõesti tekkida küsimus, et kas juhatuse liige, kes võis käituda siis kuskil võib-olla liiga riskantselt, peaks vastutama sellest ja õiguslikult tõsiselt vastutab selle eest. Teine võimalus, kus juhatuse ja juhtivtöötajate isiklik vara nii-öelda mängu võib minna, on ka see, et on võimalik, et tegelikult ühingu enda võlausaldajad saavad teatud juhul otse pöörata oma nõuded juhtivtöötajate vastu. See on küll, peab olema seaduses kirjas see alus, aga tegelikult neid aluseid on seaduses päris palju kirjas, et põhimõtteliselt on võimalik sisse nõuda näiteks maksuvõlga, kui ettevõttelt enam endalt raha ei ole võimalik saada. Teatud pankroti teemadel on võimalik juhatuse liikme poole, tema vara poole otse nii-öelda nõue saata. Samamoodi on võimalik seal teatud raamatupidamislikud kohustused, mis jäävad täitmata, kui näiteks äripartner selle alusel mingite vigade tõttu majandusaasta aruandes mingisugused otsuseid teeb, siis on põhimõtteliselt võimalik sellest hiljem süüdistada ka selle teise ettevõtte juhatusliiget, kes on seal võib-olla eksinud mingisuguste raamatupidamisreeglite vastu majandustehinguid kajastades. Et tegelikult see palett, kus nõue võib tulla juhatusliikme vastu, on päris suur ja ma veel olen nagu mõelnud selle peale, et jah, et kui võib-olla senises standardis nagu tundus, et või nii-öelda sellises Eesti äriajaloos, et on olla uhke ja hea sellise firma juht ja juhtivtöötaja, et siis tänasel päeval üha rohkem tegelikult ka kaasnevad või nii-öelda inimesed on teadvustanud sellega kaasnevad riske ja mõnes mõttes sellise ikkagi korraliku ettevõtte juhtivtöötajate sellise standard sotsiaalsete garantiide paketti, kui nii võiks öelda, peaks ikkagi see kindlustus kuuluma juba täna. Markus, sa tahtsid midagi lisada? Jaa, kui vaadata nii-öelda nagu praktikat ja mõelda natukene nagu ajas tagasi, mul on lihtsalt selline tunne, et nii-öelda viimase 10 aasta jooksul on tegelikult nii-öelda ka omajagu nagu muutunud, et kui me läheksime 10 aastat tagasi, eks ole, et siis tegelikult nii-öelda sellest juhatuse liikme vastutusest ja hoolsuskohustusest niivõrd palju nagu juttu ei olnud. Ja mõni võiks siis öelda, et vaata, siis oli nii-öelda metsiku lääne aeg, et võis kõike põhimõtteliselt teha, mis tahad. No päris see nii iseenesest ei olnud. Ja kui minna ka 5 aastat tagasi, siis oli ka võib-olla nii-öelda nagu natukene rahulikum, aga tänaseks ma arvan lihtsalt see on muutunud erinevate nii-öelda nagu suurte näidete pinnalt on kasvanud selline juhatusliikme hoolsuskohustuse nagu teema ülesse ja nüüd praktikas on näha ka sageli, eks ole, et kui midagi justkui nagu ühingus nagu juhtub, kellelegi see ei meeldi, siis sagedasti esimene küsimus on see, et vaata, et kas nad äkki rikkusid midagi, et äkki nad vastutavad millegi eest. Et see on üks asi. Aga teine asi on mulle nagu tundub on see, et meil on tänases sellises ärikeskkonnas nagu hästi palju ka nõudeid nagu tekkinud, et erinevaid eeskirjasid, regulatsioone, mõnikord nii-öelda nagu naljatledes mõtlen selle peale, et meil on Euroopas selles mõttes üks suur selline nagu turueelis, et me oleme ühes asjas nagu tohutult head. Me oleme väga head minu meelest regulatsioonide ja määruste tootmises. Et meil see määruste ja regulatsioonide tehas on nii-öelda kogu aeg nagu punases natukene. Et seda arvestades nii-öelda tegelikult teatud ärisektorites, valdkondades neid nõudeid on tohutult palju
infot on tohutult palju, otsuseid sa pead tegema hästi palju, eks ole, ja seal ongi hästi raske tegelikkuses nii-öelda nagu orienteeruda. Ja riske on siis seda arvestades ka palju, et ühe otsuse valesti teed, eks ole, võib tähendada potentsiaalselt mitmeid miljoneid eurosid nii-öelda. Ja ma saan aru siis, Helen, selliste nii-öelda nagu riskide maandamiseks meil ongi siis nii-öelda D&O poliisid nagu olemas. Jah, ja selliste suurte juhtumite valguses huvi sellise kindlustuse või enda kindlustamise vastu on viimase 5 aasta jooksul ka Eestis päris tugevalt kasvanud. Saadakse aru, et see summa, mida võidakse iga füüsilise isiku käest, kes juhtimisega tegeleb, nõuda, et see võib minna ulmeliselt suureks. Et minu meelest eriti just näitab see selgelt seda Eesti Energia juhtum, kus küsiti ligi, eks ole, 200 miljonit eurot endiste juhtivtöötajate käest, et see on ulmeline summa, et kui sa mõtled, et sa oled, et see viga on nii-öelda jõuab sinu juurde tagasi, siis sul ei ole kuskilt seda raha võtta. Mul ei ole mitte kuskilt, sulle võib-olla ei ole isegi väga kauaks enda advokaadikulude eest raha võtta pangaarvelt, et isegi siis, kui sa oma auto, maja ja muu maisavara ära realiseerid, et see on päris nagu tõsine. Ja samas, nagu sa ütlesidki, need riskid juhtimisega kaasnevad ja sa pead need riske võtma selleks, et oma äritegevust õigustada, et kasumit teenida või potentsiaalselt nagu näha nagu ette seda, et me võtame selle riski oma äritegevuses ja saame tulevikus kasumit. Aga võib-olla see stsenaarium hoopis pöördub tagurpidi ja tekitatakse ettevõttele kahju, ettevõtte investoritele, omanikele, võib-olla ka inimestele väljastpoolt ettevõtet, nii et see on tegelikult tõsine küsimus, jah. Aga nii Norman mainis tegelikult seda, et neid erinevaid nõudealused on mitmeid ja Helen tegelikult mainisid ka seda, et huvi selle kindlustuspoliisi enda vastu on viimastel aastatel selgelt nagu tõusnud. Mina küsin niimoodi, et kas on näha ka seda, et nõuete arv on kasvanud ühelt poolt, et nõuded juhatuse liikme vastu ja Helen saab kindlasti kommenteerida seda, et kas kindlustusjuhtumeid on rohkem hakatud raporteerima ja soovitakse nende juhtumite eest siis kindlustushüvitist ka saada? No enda praktika või sellise põhjal me näeme, et kindlustatud ettevõtteid pigem on täna Eestis ikka jätkuvalt liiga vähe, et mujal riikides sellise kindlustuse ostmine on tavapärasem, et Eestis nii palju ei teata sellest, sest et siiamaale väga palju või enamik kohalikke seltse ei ole selle teemaga tegelenud ja inimesed on harjunud kindlustama enda autot, ettevõtte vara võib-olla, heal juhul veel mingit vastutust, aga seda, et küsida oma ettevõttelt, kuhu sa tööle lähed juhtivtöötajaks, et kas selline kindlustus on olemas või palun tehke juhatuse liikme lepingusse see märge, et meil peab selline kindlustus olema, et see ei ole väga tavapärane. Aga jah, mida rohkem neid lepinguid sõlmitakse, seda rohkem ka tuleb nõudeid, pigem selliseid juhtumeid, mis võiks minna juhatuse liikme vastutuskindlustuse alla, loeme igapäevaselt ärilehtedest ja meediast, et seda on rohkem ja mõne ettevõtte puhul me võime lihtsalt oletada, et seal on kindlustusleping olemas ja kes on selle läbi meie ostnud, siis me loomulikult nagu teame, et kas seal on olemas ja kindlasti nagu tegeleme ka selle kahjujuhtumiga, sest et iga kord ei pruugi ka olla kohe nõuet laua peal, võib-olla selgub mingisugune asjaolu, mis võib edaspidi kaasa tuua nõude ja kindlustusandjad on nagu väga huvitatud sellest võimalikult vara teada saama, sest et ise pusides tavaliselt see nõue pigem võib minna veel suuremaks või minna asjad väga kergesti käest ära ja hapuks, et pigem tasub spetsialistidega nõu pidada. Ja eks see leping töötab ka nii, et esimesena alati ongi õiguskulusid vaja teha just sellel juhatuse liikmel või juhtivtöötajal, kes parajasti sinna tule alla satub ja see tähendabki seda, et ta saab kindlustuse kulul võtta endale korraliku õigusnõustaja advokaadi, olenevalt, et mis selle nõude taga on, et mõnikord võib minna vaja väga spetsiifilist spetsialisti, mõnikord piisab vähemast. Et need on väga nagu juriidilised küsimused ja sealt võib-olla väga lihtsa vaevaga tavaline ettevõtja ei pruugigi läbi ujuda, et seda on kindlasti vaja. Ja eks jah, kindlustusandja tahab
võimalikult vara teada, et ta saaks siis arvestada sellega, et õigusabi läheb vaja ja et selline nõude võimalus on õhus. Norman, kas õigusnõustaja poole pöördutakse viimasel ajal sagedamini küsimusega, et palun analüüsige nõude perspektiivi juhatuse liikme vastu? Jah, eks sellised küsimused on igapäevaselt meie töölaual. Kui nüüd natuke laiemalt veel rääkida, et siis tõsi on jah see, et see kindlustus ei ole Eestis veel väga levinud, isegi mõned meie naabrid, näiteks Leedu, ma tean, on tunduvalt nagu eespool nende lepingute sõlmimise osas. Ja üks aspekt veel, et tegelikult see leping kaitseb nii juhatuse liiget kui ka tegelikult ettevõtet, sest isegi kui asjad võivad halvaks minna, tüliga minnakse lahku, siis ühest küljest see kindlustus tegelikult katab seda, et tõesti siis sellel lahkunud juhatuse liikmel on võimalik endale ka palgata piisavalt kvaliteetne õigusabi ja ka teiselt poolt, kui näiteks see sama nõue ikkagi osutub põhjendatuks, siis ka ettevõte tegelikult tänu selle kindlustusel saab selle kahju siis tagasi, et siin on mõlemal pooled on tegelikult kasu sees, et see ei ole ainult see, et juhatuse liige iga hinna eest peaks ettevõttest selle välja nõudma enda jaoks, vaid ka ettevõttel endal on kasulik juhatuse liikmele see kindlustus sõlmida ja see, mis me oleme turul näinud, on tegelikult see, et eelkõige välisinvestorid ja erinevate M&A diilide käigus tegelikult eriti USA investorid näiteks küsivad, et kas see kindlustus on olemas juba tegelikult enne seda võimalikku ühinemist või investeeringu tegemist ja pigem, kui see kindlustust ei ole, siis on see red flag juba enne diili, et see on ka üks idee, et just tuleviku jaoks mõeldes ja välisinvesteeringuid kaasates, et tegelikult välisinvestorite jaoks see on ikkagi väga oluline linnuke seal selles nimekirjas, et mida ettevõtte puhul kontrollitakse, kas kindlustus on või ei ole. Helen, ma mõtlen muidugi seda, et kuulates siin, eks ole, juhatusliikme hoolsuskohustust DNO-st, on ju, et jah, et tõsi ta on ju üldjuhul see DNO tundub nagu hea asi olevat. Aga mu küsimus on ikkagi nagu selles, Helen, et kas see DNO on ikkagi nagu kõikidele ettevõtetele, et kes on see nii-öelda nagu sihtgrupp, on ju, ja mis need nagu kulud on see võib-olla niisugune, mida ettevõtja kindlasti tahaks teada, palju ma siis maksan lõpuks selle eest? Jah, no meie klientide hulgas on väga erinevaid ettevõtted, alates ka näiteks korteriühistutest, lõpetades siis tõesti suurte börsiettevõtetega. Loomulikult võiks kõige esimesena tõesti mõelda selle peale ettevõtte, kes on kaasanud raha, kellel on investorid, kellel on ettevõtted ka mujal, väljaspool Eestit näiteks, et kindlasti need ettevõtted võiksid selle peale mõelda, sest õigusruumid on väga erinevad ja kerge on eksida. Aga jah, võib-olla väikestel ettevõtetel, kui sa oled ikkagi ühe mehe firma, jah, loomulikult sa võidki arvestada sellega, et nõudeid võib tulla igalt poolt, eks ole, konkurentide poolt või klientide poolt, aga et jah, et see on sinu riski hindamise selline koht, et kas see kindlustuskulu ja kas see kindlustus nagu tõesti annab sulle ka midagi või saab siis väiksemad asjad ise ära klaarida, kui midagi on. Et nii nagu me ütleme, Leedus võib-olla lõuna poole on see nõuete esitamise komme rohkem levinud ja seal on ka hinnanguliselt 40% ettevõtetel on juhatuse liikme vastutuskindlustus olemas. Meil on siin 0,000 midagi, kui me vaatame, et kui palju neid kindlustuslepinguid tegelikult turul olemas on. Aga jah, ettevõtted on väga erinevad, nende riskitaju on erinev ja sellest tulenevalt siis ka seda kindlustuslepingut hangitakse. Aga palju maksab, see oleneb loomulikult näiteks sellest, kui palju on ettevõttel juhtivtöötajaid, kui suured on käibed, kui suured on varade mahud, kus nad asuvad ja kõigest sellest. Aga sellised lihtsama kindlustuslepingu Eesti ettevõtetele saab ka mõne 1000 euroga aastas kätte. Ja seal on juba hüvitispiiri päris korralikult, et seal me siin räägime tavaliselt ikkagi miljonitest nii-öelda kattest. Ja see hüvitispiir tihtipeale kipubki väga kiiresti ära minema näiteks õiguskulude peale, et kui see teema on väga pikk ja kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, et siis õiguskulu kui kerkib ja on olnud juhuseid, kus see hüvitispiir saab enne läbi, kui hüvitamiseni jõutakse, sest et õiguskulud lihtsalt neelavad kõik selle ära. Et Eestis sellist praktikat väga ei ole õnneks, aga oleme oma kolleegide käest mujal maailmas kuulnud, et see on päris tõsine probleem. Et hüvitiseks eraldi enam ei jagu. Norman, et
mul on siis nii-öelda kokkuvõttes, eks ole, kuulates, eks ole, Helen India ja Normanit, on ju, et see DNO police siis põhimõtteliselt katab, eks ole, ühelt poolt on ju õigusabikulusid, on ju, kui mingisugune nõue tuleb, on ju, siis sa saad, eks ole, palgata oma advokaadi ja teiseks on ju ka nõude rahuldamise enda, on ju, et sinu vastu on, eks ole, 500 000 nõuet näiteks, on ju, siis kindlustus maksab selle ära. Aga, Norman, millised on need olukorrad hoopis, kus niimoodi kindlustus ütleb, et ei maksa sulle midagi? No üks tüüpiline situatsioon, see, mida ükski vastutuskindlustus üheski situatsioonis ei kata, on see, et kui tegelikult inimene on toime pannud kuriteo, et üheski õigusriigis ennast kuritegude vastutust ära kindlustada ei saa. Ja kui tõesti tuleb välja, et juhtivtöötaja on lihtlabaselt kas omastanud mingit vara või väga selgelt huvide konfliktis tekitanud seal ettevõttele kahju, ehk siis toime pannud usalduse kuritarvitamise, et siis ja lõpuks riik menetleb seda ja riik määrab näiteks mingisuguse rahatrahvi, et seda loomulikult kindlustus kinni ei maksa, et selle peab isik ise kandma. Samas, aga ka sellistel juhtudel tegelikult üldiselt kindlustus katab vähemalt õigusabikulud kuni kohtuotsuseni, kui on tegemist ikkagi sellise vaieldava situatsiooniga ja kui me vaatame ka sellise, nagu me seda ise nimetame, valgekraalise kuritegevuse sellist üldist praktikat Eesti kohtustes, et ega need on ka vaieldavad juhtumid ja üldiselt ka ettevõtte juhtitöötajad, endised juhtitöötajad ikkagi soovivad oma õigusi kaitsta ka kohtus. Nagu me täna teame, et Eesti kriminaalmenetlus ikkagi on üsna kallis ja kas me siin viimastel näidetel, et ka sellistel suurematel pikaajalisematel protsessidel õigusabikulud võivad olla rohkem kui 100 000, et on selge see, et üsna vähe on neid inimesi, kes tegelikult suudavad neid kohe oma taskust kinni maksta ja seal ka kindlustus tuleb appi. Et kui üldse, põhimõtteliselt, kui vaadata ka neid kindlustuse tingimusi, et siis jah, tahtlik kahju tekitamine, seda ei saa kindlustada või seda kindlustus ei hüvita ja teine piir, mida vast Helen oskab täpsemalt kommenteerida, on see raske hooletuse temaatika, et ka raskes hooletuses tekitatud kahju üldiselt ei hüvitata, aga nagu ka vast kuule aru saab, et tegemist on selliste juriidiliste mõistetega, mille üle tavaliselt kohtus vaieldakse pikki aastaid ja selle vaidluse kulud tõenäoliselt kindlustus katab. Jah, kinnitan, just nii see on. Et jah, pettus, tahtlus, selline väga raske hooletusega tekkinud kahju, et see ei ole kindlustuskaitsel, aga kuni tõesti süüdimõistmiseni ja kuni kohus otsustab, et jah, oli tegemist sellise koosseisuga, see nii õiguskulud kaetakse. Ehk et selles kindlustuses kriminaalmenetluse algatamist ja kriminaalise algatamist välistuseks automaatselt ei peeta ja kindlustusleping sellega kehtivust ei lõpeta. Ehk et jah. Aga kui keegi on juba kriminaalkorras süüdi mõistetud, siis üldiselt ka seda õiguskulu on päris keeruline tagasi nõuda, nii et praktikas on see pigem nagu kallis kindlustusandja jaoks ja kui keegi juba vanglas istub, et siis ei ole enam nagu üldiselt ka selle tagasi nõudega midagi väga nagu teha. Aga jah, võimaluse nad jätavad endale seda tagasi küsida. Aga ma vaatan meie kella ja meie esimene saateosa hakkab lõppema. Meil on täna külas Helen Evert, Easy kindlustusmaaklerist Norman Aas ja me räägime juhatuse liikme vastutusest ja juhatuse liikme vastutuskindlustusest. Saate esimeses pooles tegime ülevaate, millised on sagedasemad juhtumid ja mida endast kujutab kindlustus, juhatuse liikme kindlustusleping ja pärast pausi juba räägime samal teemal edasi. Soraineni sageduse juubeliaasta eri. Maailm muutub, kui tegutseme. Aga olemegi pausilt tagasi. Teie kuulate endiselt Soraineni sagedust. Meil on täna külas Helen Evert ja Norman Aas ja me räägime juhatuse liikme või juhtivtöötajate vastutusest ja vastutuskindlustusest. Ja saate esimeses osas, nagu ütleb Joosep Toots, rääkisime teooriast ja võib-olla, Norman, nüüd räägime natukene ka praktikast, et millised on siis need vaidluste iseloomud, kui näiteks juhtivtöötaja või juhatuse liige satub vaidlusesse oma endise tööandja äriühinguga, et mis on sellise vaidluse iseloom ja kuidas see praktikas välja näeb? Eks sellised vaidlused
ühest küljest on nii-öelda õiguslikult keerukad, aga teisest küljest nad on sageli ka emotsionaalselt keerukad, et oma praktikas ma aeg-ajalt nagu võrdlen, et see on selline nii-öelda nagu lahutusprotsess, mis võib üsna nii-öelda nagu aeg-ajalt ka kriitiliseks ja võib-olla isegi nagu räpaseks minna. Et eks tüüpiline olukord on see, et kus siis tõenäoliselt ettevõtte omanikering kaotab siis usalduse senise juhatuse vastu ja see võib tulla üleöö, et olen ka ise olnud protsessides tegelikult, kus nii-öelda advokaatide abil sisuliselt inimene tuleb hommikul tööle ja 2 tundi hiljem on ta lahti lastud, sest ega juhatuse liikme ju nii-öelda vabastamine tegelikult tänases äriõiguses on üsna lihtne, et selleks ongi vaja ainult omaniku otsust ja ongi kõik läbi, kui ei ole just seal garanteeritud mingisugused nii-öelda täiendavad tasud näiteks juhatuse liikme lepinguga, aga tõenäoliselt, mis siis juhtub, ongi nagu siis see, et kui selliseid üliga lahkuminek on, et siis ettevõte võib hakata otsima probleeme, vigasid eelmise ja siis juhatuse töös ja tegemistes ja need võivad tulla kohe välja sellel hetkel, kui selle juhatuse liikme leping lõpetatakse, aga need võivad tulla välja ka hiljem, näiteks pärast mingisugust erikontrolli. Ja põhiprobleem, mis just nii-öelda siin selle nii-öelda siis lahti lastud juhatuse liikme poolt nagu on, just ka inimlikus plaanis on see, et ta on järsku nii-öelda üksi. Et kui siiamaani ikkagi ta oli ettevõtte juhtivtöötaja, ta mõnes mõttes sai opereerida ka selle ettevõtte nii-öelda ressurssidega, inimestega, küsida nõu oma majasiseselt juristilt, kindlasti oli ettevõttel ka mingisugune leping advokaadibürooga, kelle nõu ta sai äritegevuses kasutada ja nüüd üks päev tegelikult nii-öelda ettevõte viskab ta sisuliselt välja ja ta ongi üksi. Ja kui tuleb ka kohe nii-öelda mingi nagu nõue või on teada, et alustati mingit nagu juurdlust, sisejuurdlust, et võimalik, et leida seal mingid probleeme tema tegevusest, et siis tegelikult see, et tal oleks võimalik pöörduda mingisuguse omapoolse õigusnõustaja poole, kes aitab tal kas või nii-öelda selle olukorra lähti mõtestada ja valmistada võimalikeks nõueteks, on just ka psühholoogilises plaanis ja ka varalises plaanis väga oluline, sest oleme ausad, et kui on tegemist ikkagi selle suurema ettevõttega, siis kui läheb selliseks pikamaajaliseks kurnamissõjaks, siis on selge see, et nii-öelda ettevõte on alati rohkem ressursse erinevateks tegevusteks, advokaatide palkamiseks ja just see nii-öelda üksi jäämine on see kõige suurem probleem, mis ettevõtte juhte tavaliselt tabab sellises situatsioonis, kui nad on lahti lastud ja seal see D&O tegelikult on see, mis tagab unerahu ka siis, kui sa oled juba ettevõttega enam mitte seotud. Norman, siin ma kohe küsin niimoodi, et räägid nendest õigusabikuludest, aga suured need siis on nagu? Taolistes vaidlustes. Ega siin ei ole mingit nagu saladust, et need on ka nagu meedias läbi käinud, et ega suuremate nõuete puhul, näiteks kui seal nõue esitatakse miljonites ja tegemist on üsna juriidilise keerulise vaidlusega, et ega õigusabikulud ühelt ja teiselt poolt võivad ulatada vabalt 100 000-ni. Ja jälle, et kui me vaatame Eesti üldist nii-öelda majanduslikku heaolu, et siis paraku neid inimesi, kes nii-öelda oma pangaarvelt kohe selle nii-öelda raha saaksid välja võtta ja advokaatile maksta ei ole väga palju. Üks asi veel, mis võib-olla siit tasub korra veel üle käia, on see, et me oleme rääkinud situatsioonidest, kui siis ettevõtte ja juhtivtöötaja vahel lähevad suusad risti, et tegelikult see, et juhatuse liige või juhtivtöötaja minetab oma juhatuse liikme või juhtivtöötaja positsiooni, ei tähenda seda, et eks ole, ta kindlustuslepingu alusel hüvitist ei saa nõuda, et see positsiooni minetamine ei ole justkui välistus, mis ütleks, et kindlustuse alusel hüvitist ei maksta. Just, et nii täpselt on, et see peab minema nii-öelda minevikku ikkagi ka tagasi ja lisangi siia juurde ka see, et need vaidlused, mis ongi ettevõtte ja selle lahkunud juhtivtöötaja vahel, et need ongi alati kõige rängemad ja kõige kallimad. Et senikaua, kui see nõue tuleb väljaspoolt mõne konkurendi, kliendi, tarnija, ka riigiasutuse poolt, seni on ettevõttel kohustus seda inimest kaitsta ise. Ja väga hea, kui ta saab seda kindlustuslepingut ka seal kasutada, aga jah, pärast võib minna asi kurvemaks, kui see nõue tuleb ringiga siis ettevõtte sees tagasi või ongi siis ettevõtte sees leitud, et me esitame kellelegi nõude kahju hüvitamiseks. Nii et see olukord, mida Norman just kirjeldas, et see ongi just selle sama füüsilise isiku vaates nagu kõige selline mõttes traagilisem.
Aga võib-olla Helen korra, kuna sa seda mainid, siis räägige lahti see, et need juhatuse liikme vastutuskindlustuslepingud üldjuhul on, need katted on seal, sisuliselt on 3 liiki katet seal on A pool, B pool ja C pool. Räägi võib-olla lühidalt, et mis nad endast kujutavad? Jah, ma ise ei armasta nagu kasutada neid sellised kindlustuse väljendeid, aga see tähendab seda, et see kindlustus on jaotatud mitmeks osaks. Väga tihti just nagu välismaises praktikas on pigem nagu räägime siin Ameerikast ja kaugematest kantidest, ostavad ka ettevõtted või juhtivtöötajad endale ainult selle nii-öelda A poole ehk siis füüsilise isiku kaitse, kus ettevõte ei ole kindlustatud, aga üldiselt meie oma klientidele ostame neid, kus ettevõte on ka kindlustatud, sest siinpool maailma on levinud see, et nõue esitatakse ettevõtte vastu ja siis muu hulgas on seal nimetatud ka mõni füüsiline isik, mõni juhtivtöötaja, kas siis nimeliselt või ametikoha täpsusega, kes siis peakski selle eest vastutama, millest teda parajasti süüdistatakse. Et üldiselt see kipubki välja nägema nii, et tuleb mingisugune kiri koos hüvitamise nõudega ja öeldaksegi, et näiteks, et hankejuht see või too on selle jamaga hakkama saanud. Et see on selline väga klassikaline ja sellepärast me nii-öelda seda teemegi A pool ja B pool, ehk siis füüsiline isik ja ettevõte. Ja kui sa mainisid seda kolmandat osa, siis on olemas eraldi ka börsiettevõtte kaitse, mis ongi nagu ettevõtte kaitse täiesti nagu eraldi, tihtipeale ka täiesti eraldi hüvitispiiriga, et ettevõte saaks seda siis kasutada, kui tulevad nõuded seoses sellega, et nad börsil toimetavad. See võib olla siis nagu mingisugune vigane info või põhimõtteliselt väärtpaberite kauplemisega kuskil turul seotud siis nõue. Aga jah, Markus. Ja, mul on üks küsimus korra veel Helenile, et millised need hüvitispiirid peaksid nagu olemas, et kui nüüd ettevõtja, eks ole, otsustab, ma tahan võtta D&O poliisi, et siis millele ta peaks nagu mõtlema, mis peaks läbi mõtlema, millistest kriteeriumitest juhinduma, kui ta mõtleb, et et mis summa see siis oleks, on see 1 miljon, 5 miljonit, 100 000, 500 000? No Eesti ettevõtted siin keskmiselt suuremad võtavad 5–10 miljoni euro vahel hüvitispiiri, aga ma ise arvan ka, et mõnikord ettevõtte suurust arvestades ei pruugi see olla piisav, et kui sa liidad näiteks nende samade juhatuse liikme, nõukogu liikmete ja juhtivtöötajate isikliku vara kokku, siis see summa võib olla märksa suurem ja arvestades, et kõiki neid võidakse siis hageda, siis võiks see summa võib-olla nii-öelda niipidi olla arvutatud. Aga jah, et minna nagu veel jääda nagu mõistlikusse piiridesse, siis meie soovitame nii, et pange endale mingisugune eelarve paika, mida te olete valmis kindlustusele kulutama ja ostke nii palju hüvitispiiri selle eest, kui vähegi võimalik. Et võib ka niipidi läheneda. Et me soovitame alati jah, et see hüvitispiir oleks võimalikult kõrge ja seda peab ka ütlema, et 1 miljon on alati kõige kallim osta, just sellepärast, et need kahjud võivad sinna esimese poole sisse väga kergesti nagu ära mahtuda. Iga järgnev miljon on kohe kindlasti odavam kui 1 miljoni ostmine. Ehk see läheb, mida suurem hüvitispiir, seda odavamaks see tegelikult nagu läheb iga miljoni kohta. Nii et mina soovitan jah, et lähtuda sellest, et vaadata, et kui palju meie vara väärt on, kas siis ettevõtte vara või ka siis nende nii-öelda juhtivtöötajate, juhtorgani töötajate isiklik vara ja siis lähtuvalt sellest siis vaadata, et kui palju on võimalik seda hüvitispiiri osta. Aga ma teeksin saates väikese kannapöörde, niivõrd kuivõrd, et siit on juba eelnevalt paar korda läbi käinud see mõiste erikontroll. Norman ja Markus, võib-olla te räägite lühidalt lahti, et mis asi see erikontroll on, mis tööriist see on, kes otsustab selle kasutamise üle ja mis selle eesmärk üldse on? Erikontrolli suures plaanis tegelikult on niisugune väga spetsiifilise tähendusega nii-öelda, ma nimetaksin seda instituudiks, mis on siis meil äriseadustikus kirja pandud. Et sisuliselt on tegemist sellise nii-öelda vähemusomaniku kaitseõigusega, et saada kätte informatsiooni, mille alusel siis potentsiaalselt hiljem mingisugune nõue esitada. Et kui me räägime näiteks nendest teemadest, mis on meil siin kõvasti on ju kõlapinda saanud, nagu Nordica erikontroll, eks ole, Eesti Energia erikontrollid, et
ma ütleksin niimoodi, et need on võib-olla, need on, ütleme, et seal on ju üks omanik, on ju, kelleks on ju riik, et need ei ole selles mõttes nii-öelda nagu äriseadustiku mõttes nii-öelda klassikalised erikontrollid, et põhimõtteliselt nende kohta ma võiksin öelda, et need on sellised nii-öelda avalikud siseauditid natukene nagu, et erikontrolli juhtumid on tegelikult sellised, kus meil on killustunud nii-öelda killustunud omanike ring, on ju, meil on üks keegi suur enamusomanik ja siis meil on üks või siis mitu vähemusomanikku ja siis ühel päeval on ju see üks väike omanik siis ärkab üles, vaatab majandusaasta aruannet, siis näeb, et opa, niimoodi, et kuidagi kehv aasta on olnud väga ja kuidagi haruldaselt kehv aasta on, midagi on nagu tõenäoliselt võib-olla mäda või valesti, on ju. Esitab neid teabenõudeid, on ju siis sellele enamus omanikule või ühingule, on ju, ja mingisugust informatsiooni talle kätte ka ei anta, eks ole, et justkui mingisugune jõhker varjamine on ju toimub. Ja muidugi, eks ole, mugavalt nendel juhtudel on sageli ka nii, et see juhatus on ju määratud ka, eks ole, enamus omaniku poolt või siis ongi, eks ole, omanik mingi ise on põhimõtteliselt juhatuses. Et siis sealt neil juhtudel tegelikult ongi informatsiooni hästi raske kätte saada ja kui on kahtlus olemas, et midagi tehakse nagu valesti seal, et siis taotletakse sellist asja nagu erikontroll ja minnakse siis ja selle raames siis palutakse nii-öelda ühelt poolt siis tehakse selline nagu õigusaudit ja teiselt poolt, eks ole, ka finantsaudit, et siis kontrollitakse, et kuhu siis need rahad on läinud, et kuidas need miinused siis kõik on tekkinud. Ja ma ei tea, et Norman, et kas on siin midagi, mis sina nagu tahaksid lisada juurde? Ja erikontroll kindlasti avalikkuses võib-olla on natuke sellise negatiivse konnotatsiooniga ja mõnes mõttes on see nagu ka põhjendatud, sest erikontrolli eesmärk mõnes mõttes või alguspunkt on mõnes mõttes see, et tundub, et on mingi probleem ja see vajab tugevamat kontrolli. Ja teine aspekt on ka siin see, et kui tõesti siis vähemusosanikul õnnestub see erikontroll määrata, kas siis juhatus on ise nõus või läbi ka kohtu teatud juhtudel, siis tegelikult ettevõte ise peab selle kinni maksma. Et see on selline kahe otsaga asi, et ettevõte ühel või teisel moel tegelikult erikontrolli kulud peab ise katma, mitte see, kes seda nõuab. Ja et on tõsi ka see, et erikontrolli puhul on huvid mõnes mõttes vastandlikud, sest tegelikult erikontrolli eesmärk ongi kontrollida peaasjalikult ikkagi juhatuse tegevust ja mõnes mõttes leida probleeme sealt, sest see on üks eesmärk sellel asjal ja kindlasti kui ettevõttesse määratakse erikontroll, siis iga mõistlik juhatuse liige tegelikult tõmbab korraks hinge, mõtleb läbi, et kas kõik on nüüd olnud ikkagi nii minevikus, nagu peab olema ja mõnes mõttes ka juhatuse jaoks on see väljakutse, et see erikontroll ilusti läbida. Aga mis on see tulem? Kas see tulem on see, et valmib mingi dokument, kus on kirjas, et kas juhatuse liikmed on rikkunud mingeid hoolsuskohustusi ja peaksid vastutama või? Jah, see tegelikult ongi tulem. Et selle tulemusel siis et tehakse nii see finants, eks ole, pool, üldjuhul on ju kui ka, eks ole, see õiguspool ja siis, eks ole, juristid, advokaadid hindavad, et kas siis on mingisuguste tehingutega tehinguid varjatud, eks ole, tehinguid varjatud ja midagi ära nii-öelda nagu kanditud, on ju, või siis, eks ole, need on nagu äärmuslikumad juhtumid, on ju, või siis, et kas on ju rikutud siis seda juhatuse liikme hoolsuskohustust. Ja selle nii-öelda nagu dokumendi alusel siis lõppastmes saad siis otsustada, et mis sa nüüd siis teed, on ju, et kas sa nüüd lähed kohtusse selle dokumendi alusel või siis mitte, et sa võid tegelikult arvestades nii-öelda erinevaid riske, kohtukulusid, sa võid ka otsustada, et seda summat on ju ka, et potentsiaalselt kahjusummat, et võid vabalt otsustada ka niimoodi, et ma ei hakka üldse seda raha on ju taga ajama, et see ei ole lihtsalt nagu väärt seda. Aga ma korra siin nagu põrgatan palli nagu Helenile, et on see nagu niimoodi, et küla peal on olnud juttu, et need erikontrollid, võib-olla eelkõige, eks ole, see Eesti Energia erikontroll on ju oma riskimandamistehingutega -175 miljonit, et kas need on siis nii-öelda aktiviseerinud kuidagi ka nagu kindlustusturgu ja D&O poliiside turgu.
ja huvi sellise kindlustuslepingu vastu tõusis kohe hüppeliselt ja väga paljude ettevõtete puhul ka tekkis nagu mõte neil kohe, et võib-olla peaks oma olemasolevaid hüvitispiire suurendama, sest see nõude suurus, mis Eesti Energia puhul oli nagu nii võimas ja massiivne, pani nagu mõtlema, et võib-olla lihtsalt väikesest hüvitispiirist, mis me oleme siiamaale nagu ostnud, nii hea, et on ja et see ei ole võib-olla enam piisav, kui sellised erikontrollid meil toimuvad. Aga jah, muidu ongi nii, et erikontrollist võib, aga ei pruugi tulla nõudeid. Nii nagu sa ka ütlesid, et võib-olla ei tehta sellega mitte midagi edasi, ei minda kellegi käest raha eraldi küsima, aga väga paljudes olukordades see tipneb ka nõudega. Ja see erikontroll ise on nii-öelda siis selline nagu nõudele nagu eelnev protsess ja väga paljude kindlustuslepingute puhul see ei ole kaetud. Ehk et juhatuse liige saab ainult küüsinerides oodata, et kas sellest erikontrollist, mida ta teab, et tema tegevuse vastu on juba algatatud, et kas sellest võib tulla nõue või mitte, senikaua ta ootab seda sama nõuet, mida võib tulla, aga ei pruugi tulla. Ja osade kindlustuslepingute puhul nüüd on nagu võimalik lisakaitsena siis sisse lülitada seda, et see kindlustusleping hakkaks juba õiguskulude osas, nende juhatuse liikmete osas siis varem kehtima. See tähendab seda, et sa saad juba eksperte ja just eriti me mõtleme siin nagu advokaate enda nii-öelda kindlustuslepingu alt siis kasutada ehk teha sealt mingid kulusid. Need ei ole loomulikult kogu hüvitispiiri ulatuses, seal on piir ees, kuid see on ikkagi päris arvestatav summa, mida saab kasutada siis juba nii-öelda ennetavalt, et tõesti hinnata, et mida ma näiteks meediale räägin, mida ma räägin audiitorile, kes seda auditit läbi viib ja nii edasi. Ehk et sa ei teeks endale täiendavalt halba. Aga kui sellest erikontrollist tuleneb lõpuks nõue, siis ma saan aru, et kindlustuslepingu mõistes ütleme, et kui välistused ei kohaldu, siis kuulub see hüvitamisele nagu iga teine nõue. Et selle kohta mingit eraldi just kui välistust ei ole. Ja see kohe kindlasti välistust ei ole, et loomulikult erikontrolli algatamisest ettevõttes tahab kindlustusandja teada saada. Praktikas oleme näinud, et seni kuni nõuet ei ole tulnud, see ei pruugi isegi järgmise perioodi kindlustuslepingut mitte kuidagi moodi mõjutada, sest et me ikkagi nagu ootame, et kas see nõue nagu tuleb või ei tule, et arvestatakse selle võimalusega ka, et sealt ei tule ühtegi nõuet, et see oleneb ju ettevõttest, et kuidas nad edasi plaanivad tegutseda, aga jah, et kindlustusleping kindlasti, kui see nõue tuleb, selle nõudega tegelema hakkab, isegi kui seda erikontrolli lisaklauslit ei ole ja eelnevalt neid kulusid ei tehtud, et siis see läheb nagu tavapärastel alustel, tuli nõue, tuleb hakata kaitsema seda isikut, kelle vastu nõue tuli ja hüvitada õiguskulud ja võib-olla kui raha üle jääb, siis kahju ka. Ma korra Helenile võib-olla siia lisan juurde, et Helen rääkis sellest nii-öelda erikontrolli ja lisaklauslis siis, eks ole, et tegelikult, ja see võib iseenesest mulle tundub, et see tundub nagu väga mõistlik asi tegelikult, mida nagu juurde pakkuda, sest et vaadates oma praktikas on ju, kuidas need erikontrollid on nagu möödunud, et võivad olla suhteliselt nagu koormavad projektid, et ühelt poolelt nagu juhtivtöötajatele, eks ole, et seal tõenäoliselt tehakse nagu mingisugused juhtivtöötajate intervjuusid, sellisel juhul oleks tegelikult hea, kui sa juba kui sa oled nagu juhtivtöötaja, keda siis nii-öelda natuke võib-olla taustal keegi kahtlustab sind või siis süüdistatakse juba, eks ole, et sa saaksid nii-öelda oma kulusid kaetud ja arutatud õigusnõustajaga, et nende vaidluste puhul on nagu alati niimoodi, et mida varasemas etapis sa tegelikult endale selle õigusnõustaja nagu kaasad, seda tegelikult turvalisem sulle on. Ja see on nagu juhtivtöötaja vaatenurgast, aga tegelikult ettevõtte vaatenurgast ka, et erikontrollid on suhteliselt koormavad ka tegelikult nendele ettevõtetele, et väga palju informatsiooni küsitakse, päritakse niimoodi ja seisukohti, eks ole, tahetakse, et siis seal ka niimoodi, et sa ütleme, et hea oleks, kui võib-olla oleks mingisugune nagu õigusnõustaja kaasatud, et sa kohe et sinu huvide õiguste kaitseks ka niimoodi. Täpselt nõus, et kõik sellised kohtuasjad või nõuded, need on nii teravalt juriidilised, et seal on taga palju rohkem kui see, mida tavainimene igapäevaselt näeb või kokku puutub. Ja kui ma ennem ka rõhutasin, et sellest ei näri tihtipeale üksi läbi, et seal on vaja kedagi, sest et sa võid pigem teha õigusnõustajad kaasamata jättes endale rohkem kahju.
ja need kulud võivad minna palju suuremaks kui see, et sa kohe võtad kellegi appi, et see on nagu ka üks selle kindlustuse nagu eesmärke ja mõtteid, et see lõplik kahju oleks võimalikult väike. Aga ma pean kurbusega tõdema, et meie saateaeg hakkab otsa lõppema ja meie saate hea tava näeb alati ette seda, et meie külalised saavad lõpus veel nii-öelda vaba mikrofoni ütlemaks oma lõpusõnad, aga ma paluksin võib-olla Norman ja Helen, et näiteks annaksite siis praktilisi nõuandeid juhatuse liikmetele või juhtivtöötajatele, et kuidas siis ennast võimalikult hästi kaitsta selliste nõuete eest või millele peaks juba ennetavalt mõtlema? Ma arvan, et võib-olla tänasest ka jutust jäi nagu mulje, et seda kindlustust on ikkagi vaja võib-olla nii-öelda inimestele, kes võib-olla nii-öelda natuke rikuvad seadust ja on nagu probleemid kohe nii-öelda teada juba tagataskus, et võib-olla kuskilt tõuseb. Ei, ma arvan, et tegelikult seda kindlustust ja seda tagalat on vaja täiesti headele ettevõtetele, täiesti kvaliteetsetele juhtidele, tippjuhtidele, et see tegelikult tagab ka selle, et tippjuht saab ennast realiseerida ettevõttes selliselt, nagu võib-olla omanikud ootavad. Ta julgeks võtta riske piisavalt, mitte muidugi ülemäära, aga just piisavalt, sest see on paraku kapitalistlik turumajandus, et ilma mõnes mõttes nii-öelda piirile lähenemata või piire surumata ei ole ka võimalik olla edukas. Helen? Jah, ma jätkan siit võib-olla sama mõttega, et juhatuse liikme lepingut sõlmides võiks nagu selle koha ka läbi arutada oma tulevase tööandjaga, et kas minu isiklik tagala on piisavalt kindlustatud või mitte, et loomulikult alati ei pea olema see kindlustuse meede, see võib ka midagi muud olla, et kui kellelgi on olemas eraldi hoiupõrsas selle jaoks, et korjata listeks juhtumiteks raha, siis palun väga, aga kindlustamine on üks võimalus endale seda nii-öelda vara kindlustuslepinguga juurde tekitada, mida saaks sellistel õnnetumatel puhkudel siis kasutada. Aga mina tänan, et leidsite täna aega meile saatesse tulla. Meil olid täna külas Helen Evert ja Norman Aas. Me rääkisime saate esimeses pooles juhatuse liikme vastutuse alustest ja juhatuse liikme vastutuskindlustusest ja saate teises osas natukene süübisime sisse erikontrolli ja kuidas erikontroll suhestub juhatuse liikme vastutuskindlustusega. Meid saad ikkagi kuulata Äripäeva raadiost, Spotify'st ja ka YouTube'ist ja uus episood tuleb juba 6 aja pärast. Kuulmiseni! Soraineni sageduse juubeliaasta eri. Maailm muutub, kui tegutseme.